Mazda 6 elu algas nagu unistus. Tohutult auhindu, mida saatsid ka suured müüginumbrid. Kuniks tekkisid 6 roosteprobleemid ja sellest mainekahjust pole Mazda tänaseni täielikult üle saanud. Hoolimata sellest, et järgmised 6 on olnud vastupidavad ja pea murevabad autod. Nüüd on 6 oma elus uue peatükini jõudnud ja see peidab endas omajagu üllatusi. Seda viimase põlvkonna 6 on juba üsna pikalt oodatud ja lõpuks jõudis segi kohale. Mazdale omaselt on selle auto disain glamuurne, pisut futuristlik, proportsioonid on põhimõtteliselt paigas, seega igati ilus auto ja seda autot saab nüüd ainult elektrilisena. Kahjuks ei ole enam Mazda 6 valikus sisepõlemismootoritega mudeleid. Ja kui ma selle auto disaini kiiksustest räägin, mis siin on ka ilusti olemas, nii nagu ühel Jaapani autol peaks olema, siis näiteks üks asi on see, et kui sa selle auto laadima paned, siis need tulukesed, need põlevad kogu aeg ja need näitavad, kui laetud selle auto aku on. Järgmiseks, ma ei mõista, mille pärast on siia auto rattakoobaste ümber sellised mustad liistud pandud, sest see visuaalselt tekitab sellise tunde, nagu see rattakoobas oleks hästi suur ja need rattad peituvad siia rattakoopasse ära. Need oleks nüüd võinud olla värvitud, siis see annaks sellele autole veel sellise askeetlikuma atleedi mulje. Jällegi, need mustad liistud siin külje peal, need on ka just kui võõrkehad. Okei, ma saan aru, seal on Mazda kiri peal, aga need võiksid olematud olla. Siis jätakse auto palju steriilsema, palju ilusama mulje. Seda täiselektrilist versiooni ei saa enam esiveolisena või nelikveolisena, selle saad ainult nüüd tagaveolisena. Ja Eestisse pakutakse seda ainult väiksema akupakiga ja tegelikult selle väiksema akupakiga kaasnevad ka boonused. Esiteks, see väiksema akupakiga auto on suurema mootorivõimsusega. Teiseks, seda väikest akupakki saab ka kiiremini laadida. Ainsaks miinuseks on see, et sa kaotad umbes 80 kilomeetrit läbisõidu ulatust akutäiega. Aga see ei ole ju nüüd nii väga suur sõiduulatuse puudus. Ja viimaseks, seda Mazda 6e pakutakse ainult luuperakerega. Seega ei ole siin enam sedaani ega ka universaali. Mazda 6e on 2 pagasiruumi. Üks on siin ees, see on väga hästi tehtud, erinevalt mõnedest teistest elektriautodest, kuna see on tihendatud. Siin on ruumi umbes 100 liitri jagu, ehk siis siia pagasiruumi mahuvad ära laadimistarvikud, ohutuspakett ja isegi veel käsipagas. Seega väga hea töö Mazda. Selle auto tagaosa on eriti futuristlik ja see LED-valgusriba annab siia ka seda futuristlikkust juurde. Järgmiseks saad siin vajadusel välja liigutada ka sellise väikse spoileri, et tekitada natukene sportlikumat välimust. Pagasiruumi mahuga on nüüd niimoodi, et öeldakse, et see on 400 liitrit, mis on umbes 50 liitrit suurem kui Hyundai Ioniq 6. Aga Volkswagen ID7-le jäädakse umbes 100 liitriga alla. Siin pagasiruumi põhja all on ainult hästi väikene ruum, kus on siis rehvivahupudel. Seljatoed saad 60-40 suhtes alla klappida, aga selleks sa pead ümber auto jooksma. Ja ühtegi kotikinnituskonksu siin ei ole. See pagasiruumi kate on selline kõva, seda ei ole kuskil ära peita. Ehk siis kui tahad suuremaid asju vedada, siis paned kas siia pagasiruumi põhja peale selle või siis jätad koju. Ja järgmiseks, kui sa tahad sealt tagantpoolt midagi ära võtta, siis sa lööd suure tõenäosusega oma pea vastu seda ära ja see ei ole üldse meeldiv tunne. Wow. Tagasillas asuv elektrimootor arendab 190 kilovatti ja 320 newtonmeetrit. Liitium-ioon aku kasutatavaks mahuks on 66 kilovatt-tundi, mille maksimaalseks kiirlaadimise võimsuseks on 165 kilovatti. Kodulaadija võimsus piirdub 11 kilovatiga, seega umbes 7 tunniga saab kodus aku täis laetud. See elektriline 6 kaalub umbes 2 tonni ja sellel on peaaegu 50-50 kaalujaotus, ehk siis see auto on väga hästi balansseeritud. Ja selle auto vedrustus on selline, et need 19-tollised rattad muidugi loevad üsna hästi erinevaid ebatasasusi, aga kohati on see vedrustus natukene liiga pehme ja kohati ma tunnen, et
see võiks olla pisut jäigem. Ja just kurvilisel teel ma tegelikult sooviksin mingitel ajahetkedel, et see auto oleks pisut väiksemate kerekaldumistega. Rooliga on nii nagu Jaapani autodel või õigemini Hiina autodel tavaliselt. Ehk siis see ei ole just kõige täpsem, kõige kiirem ja samuti ka tundlikkus puudub. Ehk ma ei saa siit roolist seda tagasisidet, mida ma sooviksin. Aga kui ma sellega ära harjun, siis kurvilise tee peal on üsna lõbus selle autoga ikkagi sõita. Piduripedaali tunnetus võiks pisut parem olla, ehk siis see ei ole just kõige sellisem agressiivsem, kõige parem. Ja 0-100 kiirendus sellel autol on 7,6 sekundit, aga see ei ole sugugi nii nagu elektriautol. Ehk siis kui elektriautol on niimoodi, et ma olen liikumise peal ja nüüd vajutan gaasi põhja, siis tekib selline järsk jõngsatus ja auto hakkab liikuma, siis siin seda ei ole. Siin on see pigem häälestatud selliseks, nagu mõnel sisepõlemismootoriga autol on. 6E on saanud endale ka edevamad uksed, nendel puuduvad nüüd aknaraamid, seega on see justkui nagu mõni vanem Subarugi. Tagaistmel on tegelikult üsna mugav istuda, küll muidugi, kuna tegemist on elektriautoga, siis sa istud niimoodi, et jalad on üsna kõrgel ja ei ole need reied siin kõige paremini istme peal toetatud. Pearuumiga on nüüd niimoodi, et isegi kui ma siin istun, siis ma tunnen, kuidas juuksed õõruvad hästi õrnalt vastu laepolstrit. Seega ma ütleks, et ID7 on rohkem ruumi. Põlveruumi on siin muidugi küllaga ja jalgu, kui ma hästi tahan, siis ma surun need esimeste istmete alla. Siin on muidugi väga edev kliimapaneel, kust ma saan avada klaaskatuse seda rulookatet, saan vajadusel kõrvalistuja istet edasi-tagasi nihutada ja siin allpool on ka veel üks USB-C pesa. Käetugi on ka olemas, käetugi on üsna lai, topsihoidjad on küll siin eespool avatult, aga need ei häiri selle käetoe kasutamist. Isofix kinnitusi on selles autos 3 tükki. Kui ma siia autosse esimest korda istusin, siis ma vaatasin, tõesti väga-väga ilus auto. Kõik see pruun sisu annab siia sellise luksusliku mulje, pehmed materjalid, selline mikrokiud materjal, kõik jätab väga-väga hea mulje ja disaini mulje. Kuniks ma järsku vaatasin, et selles autos ei ole mitte ühtegi füüsilist nuppu. Olgu jätame need aknanupud välja ja siis need füüsilised kangid siin rooli taga. Aga rohkem siin füüsilisi nuppe ei ole. Ja siis, kui ma avasin selle auto multimeedia ja ma nägin seda näidikute paneeli, siis ma vaatasin, et see on kuidagi tuttav. Ja see on tuttav selles mõttes, et seda kasutavad kõik Hiina autod. Sellist disaini vähemalt. Ja kui ma hakkasin lähemalt uurima, siis selgus, et see Mazda 6 ei ole mitte Mazda 6, vaid see on Changan Depal 07. Ehk siis see on Hiinas toodetud ja see on Mazda ja Changani ühisettevõtte koostöövili. Ja mis on selle auto puhul siis kõige suuremaks komistuskiviks ongi füüsiliste nuppude puudumine ja Mazda on väga pikalt rääkinud sellest, et nemad kasutavad füüsilisi nuppe, kuna need on lihtsalt niivõrd palju lihtsam kasutada ja need on lihtsalt niivõrd turvalised. Ja siin tehti täielik kannapööre. Siin ei saa isegi kojamehi kasutada nii nagu tavaliselt, et siit keeraks mõnda nuppu. Ei, selleks sa pead ekraani avama ja siit ekraani pealt saad siis määrata, et kas see vihmasensori peal, kas see töötab kiiresti, aeglaselt või on välja lülitatud. Ja siis, kui sa tahad vihmasensori tundlikkust muuta, siis sa lähed veel siit omakorda järgmisesse menüüsse, kus sa järgmisest menüüst saad siis selle tundlikkuse ära muuta. Samuti kliimapaneeliga on nüüd selline, et hoolimata sellest, et see on siin alumises servas kogu aeg olemas, sa saad puutetundlikult ekraanilt temperatuuri muuta, siis puudub siseringluse nupp. Ei saa ma suunata õhku manuaalselt, ehk siis ma ei saa näiteks, et ma tahan klaasi peale ja jalgade peale või siit näkku puhuma. Selline funktsioon lihtsalt puudub.
Ja siis siin on veel mingisuguseid väikseid kiikse, mis on, ütleme siis, Hiina autodele omased. Kui ma seda näidikute paneeli vaatan, siis siin on liiga palju müra, siin toimub liiga palju. Tekst on üsna pisikene, igasugused indikaatortuled on ka üsna pisikesed. Õnneks on klaasile projitseeritav infopaneel olemas, mis tehase navigatsiooniseadmega siis kuvab ka liitreaalsust, aga see on kuidagi hästi pisikeste ikoonidega ja hästi kaugele jääb. Istmed siin ääretult mugavad, väga mõnus on istuda, aga istumisasend soosib lühemaid inimesi. Vaadake ise, see iste on kõige alumises asendis ja ma vaevu saan rusika panna lae ja pea vahele. Ehk siis, kui ma oleksin 1,82 m asemel näiteks 2-meetrine, siis ma istuksin niimoodi küürakil. Ja rooli reguleerimisulatus on ka üsna pisikene. Mina, kellel on pikad jalad ja lühikesed käed, ei ole ma siin autos leidnud enda jaoks kõige mugavamat istumisasendit. Topsihoidjad väga mõnusalt siin keskel, üks juhtmevaba laadija koos jahutusega, siin all on väikene laegas, siin käetoe sees on mõnusalt suur laegas, kindalaegas parajalt suur. Sony helisüsteem ei ole nii mahlakas nagu Bose helisüsteem on Mazdatel olnud, aga ma ei saaks öelda, et see nüüd üdini kehv oleks. Selle 6-ga sõitmisel muidugi igapäevaselt on minu jaoks harjumist vaja justkui ahistav sõidutunne. Ehk siis see auto meenutab mulle mingil määral Kia Pro-Seedi. Seal samamoodi, mida pikem sa oled, seda kehvemini sa sellest autost välja näed. Ja siin on täpselt samamoodi, ma tunnen, et ma olen selle laele liiga lähedal. Kui ma tahan keskpeeglist näha, mis selja taga toimub, siis ma pean natukene ennast küürutama, niimoodi lühemaks tõmbama, et ma näeksin, mis selja taga toimub. Õnneks muidugi need küljepeeglid on sellised suured ja pikad, et need aitavad kompenseerida seda väljavaadet, aga ikkagi see on harjumatu. Järgmiseks on harjumatu see, et see auto tahab minuga pidevalt suhelda. Näiteks, kui ma istun siia autosse, siis ta ütleb, et vajuta pidurit ja auto läheb käima. Sest siin ei ole ühtegi käivitusnuppu. See auto lähebki niimoodi käima. Istud autosse ja vajutad pidurit. Ja seisma jääb niimoodi, et vajutad pargi peale ja siis tuled siit autost välja ja siis paned auto lukku ja auto suretab ennast väljagi. Aga selle käigukangiga on niimoodi, et eriti tüütu oli minu jaoks just filmimisel edasi-tagasi manööverdamine, sest et need kõik asjad käivad kerge viitega ja just seisma jäämine käib tegelikult kerge viitega, et kui ma siia parkasendi peale vajutan, et siis ma pean ära ootama, millel käsi pidur rakendub. Kui ma seda ei tee, siis see auto tahab senikaua edasi liikuda ja see on üks asi, millega sa pead kindlasti arvestama. Järgmiseks, need sõidu- ja ohutusabilised, need töötavad kuidagi nurgeliselt. Ehk siis, kui ma lülitan siia sisse aktiivse püsikiiruse hoidja, mis siis sõidab niimoodi, et ta jälgib piirkiirust, automaatselt vahetab piirkiiruse ära, siis ta jälgib sõidujoont, jälgib kõike, mis auto ümber toimub. Ja kui ta mingil hetkel need sõidujooned üles leiab, siis ta kipub seda rooli sikutama. Ja ta sikutab seda rooli selliselt astmeliselt. Täpselt selline tunne tekib kohati, nagu mõned hammasrattad jätaksid mõne hamba vahele. Ja see on ebameeldiv. Õnneks ma saan selle kõik välja lülitada. Samamoodi see jälgimisseade, ma pole ühtegi autot kohanud veel, kus minu juhi jälgimisseade toimiks vähemalt minuga õigesti. Alati ta ütleb, et ma olen väsinud, vaata teed ja nii edasi. Aga õnneks selle saab kõik välja lülitada. Ja siis, kui sa selle välja lülitad, siis pole sellel 6-l väga vigagi. Tõsi, toas ei ole just kõige soojem temperatuur väikeste miinuskraadidega, ehk siis ma sõidan praegusel hetkel 25-kraadise toatemperatuuriga, õues on 8 kraadi sooja ja ma nüüd tunnen, et siin on mõnus olla umbes nii, nagu Euroopa autol näiteks 21 on.
väljavaadet muidugi aitavad need kaamerad, ehk siis võetad suunatule sisse, siis saad selle kaamera pildi siia kuvada. Aga sellega on ka jälle niimoodi, et suvel on hea sõita, aga selliste sombuste ilmadega, kõik kaamerad on üsna kiiresti määrdunud ja nendel puuduvad pesurid, nii et sellest jällegi suurt kasu ei ole. Ja kui sa mõtled, et kas siis need kõik Hiina autod ongi nii kehvad? Tegelikult ei ole. Ja miks need sõiduabilised selliselt nurgeliselt töötavad Euroopas on puhtalt sellepärast, et Euroopas siis isikuandmekaitseseadus keelab kasutamast hiinlaste enda tarkvara. Ehk siis kõik Hiinast tulevad autod peavad Euroopas omama teistsugust tarkvara, mis siis põhineb kas Linuxil või Androidi peal ja seetõttu visuaalselt need kõik tarkvarad näevad väga sarnased välja. Ja loomulikult Euroopa siis kontrollib, et neid isikuandmeid kuskile mujale ei saadeta. Aga selle kohendamisega tähendab nüüd seda, et Hiinast ei tohi võtta absoluutselt mitte ühtegi seadistust üle. Ehk siis kõik need rajaabilise seadistused, rooliseadistused, distantsi jälgiva püsikiiruse hoidja seadistused, kõik need tuleb Euroopas nullist üles ehitada. Ja kuna arendusaeg on üsna lühikene, siis need ongi natukene nurgelised. Aga hiinlased teevad ikkagi üsna tihti uuendusi ja nende uuendustega need olukorrad ja need süsteemid hakkavad üha paremini ja paremini tööle. Tootja sõnul saab VLTP standardi järgi sõita akutäiega 479 kilomeetrit. Ja mina sain arvutuslikult kerge miinuskraadiga 330 kilomeetrit. Ja mulle meeldib ka see, et siia näidikute paneeli saad dünaamilise sõidunäitaja. Ehk siis see sõidu ulatus muutub vastavalt minu sõidustiilile. Ja selle koha pealt on hiinlased jällegi väga tublid, et nad julgevad seda dünaamilist sõitu näidata. Mitte nii nagu eurooplased, kes siis näitavad VLTP standardi järgi, kus tuleks umbes 100-150 kilomeetrit sõidu ulatust tavaliselt maha arvestada. Mazda 6 baashinnaks on nüüd 45 000 eurot. Selline kõikide lisadega ilus auto maksab umbes 49 000 eurot. Ja see on jämedalt umbes 20 000 eurot soodsam kui Volkswagen ID7. Kui nüüd võtta võrdlusesse Ioniq 6, siis Ioniq 6 hinnakiri on praegusel hetkel uuendamisel, aga Ioniq 6 hind jääb umbes Mazda ja ID7 hinna vahele kuskile. Nii et ikkagi Mazda on oluliselt soodsam kui teised. Kui ma tooksin siia võrdlusesse ka BYD, siis BYD puhul peaks olema võrdväärne auto BYD Han, aga Hanni meil kahjuks hinnakirjas ei ole. Mazda 6e ei ole enam päris Mazda. Selle glamuurse disaini ja vapustava sõitjate ruumi kõrval on suureks puuduseks füüsiliste nuppude puudumine ja harjumist vajav kasutusmugavus.